Hea koolipere, kui ma siiani olen saanud igal loosimise päeval öelda tere hommikust, siis täna ütlen tere õhtust. On reede, 19. aprill ja kell saali seinal näitab täpselt 20:38. Meil on olnud 5 väga toredat liikumispäeva. Sellel aastal on Tervise postkast palju inimesi liikuma toonud. Kindlasti on üheks põhjuseks olnud kinkekaartide loosimise süsteem, aga ma arvan, et meie kooli inimesed, nii töötajad kui õpilased, liiguvad tegelikult selliste kampaaniate käigus, on alati palju liikunud. Aga jah, et see kinkekaartide loosimise süsteem, see tegelikult minu hinnangul ka lisab sellist põnevust või sellist väikest hasarti sellesse nädalasse juurde. Samuti panete tähele, et kui siiani on ilmad olnud sellised enam-vähem talutavad, ehkki külm tuul on, ma arvan, igal liikumispäeval seal aoväljadel teid kimbutanud, siis täna on suisa lumi tagasi maas. Et te ootama ei peaks, siis otsustasin, et teen selle loosimise siis ise ära ja vahepeal mõtlesin, et otsiks mõne sellise originaalse koha, kuskil saunalaval või sellises põnevas kohas loosiks, aga tegelikult see ei olegi ju tähtis, kus see koht on. Teeme selle loosimise siis täpselt siinsamas, kus me esimese liikumispäeva liikujaid Antiga loosisime. Hakkame siis peale. Panen käe. Tuuslan seda korralik. 1. 2. 3. 4. Kes need 4 õnnelikku siis viimasel liikumispäeval on? Esimene õnnelik, Elisabeth Tälli. Elisabeth minu mäletamist mööda on siis ka teistkordne kinkekaardi võitja, aga oleme otsustanud, et kui see ka niimoodi läheb, õpilane saab teist korda, see võimalus on suhteliselt väike, aga 2 korda sellist imet on juhtunud, siis me ei hakka seda õpilast kõrvale panema, vaid läheb nii, kuidas läheb ja tuleb siis see kinkekaart teist korda. Kevin Lebedevil mäletame oli täpselt samamoodi. Teine õnnelik kinkekaardi saaja, Nelelis Kirsipuu, 4. klass. 3. kinkekaardi saaja, Mari Kalmus, 7. klass. Ja 4. kinkekaardi saaja, samuti 7. klass, Markus Kull. Tahan teid lõpetuseks tänada ja öelda teile seda, hea koolipere, et mind motiveeribki kõige rohkem selliseid üritusi tegema, seda statistikat tegema, pikki õhtuid siin koolimajas veetma, meetreid kokku lugema, liikunud inimesi kokku lugema
stuudiumisse postitama väikest tagasisidet õhtul. See, kui teie võtate neist üritustest osa, kui te loete kokkuvõtteid, vaatate videosid, annate koolipäeva jooksul tagasisidet, see näitab mulle, et see läheb korda, sellist asja on vaja ja siis tuleb neid asju teha. Meie hea sõber Tervisepostkast läheb nüüd puhkama. Meil on üldiselt tavaks saanud, et ta tuleb välja kord aastas. See ongi kevadperiood olnud. Aga kes teab, kui need sedasorti kampaaniad, tervisenädalad on niivõrd populaarsed, siis miks mitte teinekord tuua teda ka teistel aegadel välja. Ei pea see ainult kevad olema. Ja kui öeldakse, et igas halvas asjas on ka midagi head alati, siis tegelikult Tervisepostkast tuligi ju meie kooli koroona ajast minu mäletamist mööda. Et kui oli see koroonaperiood, siis üks ülesanne ühel koroona aastal oli Tervisepostkasti külastada. Et hea näide sellest, kuidas tegelikult igas halvas asjas on midagi head. Aga mina ütlen teile head õhtut ja kohtume järgmistel üritustel.